et pilkusi on, aga ma kunagi ei tea, kas see on nagu hea pilk, et Grete või see on pilk, et Grete. jah, miks ta võttis sellise mehe endale, kuidas ta julges üldse? Kas siis meie meeste seast vaata siin ei ole? Ei, mu lemmikud on need, issand, su isa on sinust nii pettunud. See on hea, mu isa on väga pettunud minus. Jaa, aga tegelikult siinkohal küsiks küll, et kui sa esimest korda Robertit tutvustasid ja kuidas tegelikult su lähisugukondlased suhtusid sellesse? Nii, meie esimene video läks juba eetrisse, aga Grete Griffin on endiselt meil siin stuudios, tegelikult Nordin sisustuspoes, kus täna hakkab juhtuma, sest me teeme intervjuu ära ja Greten paneb selga imeilusa outfiti ja kõnnib siin catwalkil, sest meil algab moeshow. Haru moeshow, mis on imetore ja me teeme seda sama seltskonnaga, kellega me käisime New Yorgis ja me oleme kõik juba nagu suur üks perekond. Kõik juba modellid ammu. Just, et sinu puhul ma tahakski küsida, et see on nii äge, et mida iganes see Haru nüüd korraldab, sina tuled kohale ja sa tuled otse Ameerikast ikkagi Texasest, et kuidas see nii, mina oleks natuke nii, ma ei tea, kas ma viitsin. Isegi kui ma Tartust võib-olla peaksin tulema. Aga sina tuled, et sa oled nagu selline hästi kuidagi hakkaja või selline positiivne ja ma ütleksin sinu kohta sama, sa oled väga positiivne. Aga ma ausalt öeldes otsin ükskõik, mis põhjust, et Eestisse tulla, nii et kui Haru omanik Kristiine mulle seal New Yorgis, kus me käisime siis septembris või, kui ta seal mulle rääkis sellest, ma ütlesin ka, muidugi, ma olen kohal, pole üldse probleem, ma ei pidanud selle peale üldse mõtlema, sest mul on ikkagi, mul on vanemad siin, mul on kõik pereliikmed on siin, et see polnud üldse küsimuski, et kas tulla 8 päevaks või 8 nädalaks, et ma otsiks ükskõik, mis põhjust, et tulla. Jaa, sa ütlesid just, mul meenus ka, et sa ütlesid jah juba seal. Ja Robert on ka jällegi kaasas, lapsed on ka kaasas, kõik ilusasti ja põhjus on täiesti olemas. Et ma räägin ühel päeval te siia veel kolite. Kes teab, võib-olla. Vaadake eelmist videot, sest sellest me pisut rääkisime juba. Aga kas sul on ka tegelikult selline ikkagi koduigatsus natukene kripeldab, et? Jaa, on küll jah. Iga kord, kui tuleme, on ikkagi nii raske ära minna, et isegi kui tuled, ma praegu tulin 4 päevaks, et ikkagi ja praegu on selline jõuluaeg ka, et emmel on kõik kodu kaunistatud jõuluasjadega juba ja Türil on ulme lumimaas ja lapsed ikkagi mängivad tagaaias lumega ja kõik, et raske on alati tagasi minna koju Texasesse, kus on praegu ikka 25 kraadi sooja. Just. Et kindlasti on koduigatsus alati, jah. Ja vaadake su jumet, meie siin jälle kadestame sinna ilus šokolaadipruun, kurigi vaim. Meie tahaks just vastupidi, kogu aeg seal olla. Ja aga inimestel on alati nii, et kui ükskõik, kus sa ka ei oleks, ikka tahaks kuskil mujal olla. Aga mida sa nüüd igapäevaselt seal teed, et ma tean, et sa oled tohutult aktiivne ikkagi sotsiaalmeedias ja seda ma nägin juba ka New Yorgis. Sul oli oma videograaf, kes kõndis sul kannul, sinul ja sinu pere ja ta tegi jumalikke videosid nagu ja pilte ja kõiki asju. Et see on ikka juba kõrgem klass, ma ütleks, et see on ka üks asi, et sa oled sotsiaalmeedias hästi aktiivne. Ja mulle endale lihtsalt meeldib, et mulle meeldib kui sa vaatad näiteks mu TikToki, mis sa enamus leiad sealt videod, mis on lihtsalt, et su päeva natukenegi paremaks teha või siin naerma panna või midagi, et enamus videod on lihtsalt täiesti lollus, ütleme nii. Aga ma ei tea, mulle meeldib ja mulle meeldib, kui sul näiteks olnud raske päev tööl või raske päev perega või mida iganes ja sa teed TikToki lahti ja näiteks minu video on seal ja see paneb su naerma või teeb natukenegi su päeva paremaks, et ma ei tea, ma põhimõtteliselt sellepärast ütleksin, et võtan seda rohkem tõsisemalt või teen seda, et mul on suht ükskõik, kui palju ma sealt like saan või kui palju inimesed seda näevad, et ma postitan seda, mis mulle meeldib, mis mind arva paneb,
minul oleku paremaks teeb, et ma loodan, et see lihtsalt läheb nagu teistele ka. Ja see jääb justkui nagu arhiivina jooksma, on ju, vaata, millised mälestused jäävad sulle endale ja sinu perele tegelikult. Aga sa tegeled natukene, sa küll nüüd kuskil treeningsaalis treener ei ole, on ju, aga sa ikkagi juhid Glow Fitnessi ja sa teed nagu veebipõhiselt seda. Et kes tahab, vaatab, teeb kaasa. Just. Ma panengi trenne, mul on Instagrami leht, ma panen sinna trenne üles, kui tahad teha, tee kaasa, kui mitte, mina teen ikkagi. Ja ütle see lehe aadress ka. Jah, see Instagram on siis Glow Fitness 101. Okay. Ehk siis Glow Fitness sai nime mu kõige vanemad ütle Gloria järgi, sest Gloria alati ütleb, et ta keskmine nimi on Glow, kuigi see ei ole, aga millegi pärast ta pani endale nimeks Glow ja siis ma ütlesin, ma teen siis tema järgi firma ja tegin Glow Fitness, aga et ma jah, mingil määral ma kohe kindlasti treener ei ole, aga ma olen ise eluaeg sportlane olnud. Aastatades ma alustasin sellega COVID aeg, kui kõik jõusaalid olid kinni, kuskil trenni saanud teha ja ma sain just lapse ja pidin kodus põhimõtteliselt välja mõtlema, kuidas lapsega alust lahti saada. Ja siis ma hakkasin Instagrami panema trenni videos ja siis ma teadsin, et ma arvan, et seal mul on vähemalt 1000 naisi veel, kes on täpselt samas kohas, kes mõtlevadki nüüd kodus, kuidas seda teha või alati mõtled selle peale, et sa pead minema kuskile jõusaali 3 tunniks ja seal lihtsalt rassima, et tegelikult ei käi üldse asi niimoodi, et samasti ma lootsin, et keegi äkki saab sellest midagi ja ma praegu õudselt vaatan, kuidas sa oma kätega vehid ja siis ma vaatan neid jumalikke lihaseid. Kadeduses, ma olen roheliseks kohe ausalt öeldes, aga see selleks. Kuule, aga siin on, sa ütlesid, tütre järgi tuli see nimi ja nüüd ma vaatasingi, et appi, kõik on G-ga nagu Gloria, Gameia, Gia, Grete, Grihri, kõik on G. Oota, mis nüüd, kui tuleb veel nagu lapsi, kõik on G. Rohkem ei tule lapsi, Anu. Ütles tema praegu siin. Oot, ma lähen küsin kohe Robertilt. No more children? That's not what I said. No rush? That's what I say. Okei. Praeguse seisuga rohkem lapsi tule. Let's see. Seda me veel vaatame. No nii, siis tuleb veel Georgia, Gianni ja we are waiting. Nii äge, aga mina arvan, et sina oled emaks loodud sellepärast, et ma nägin seda ka New Yorgis, kuidas sa oma lastega käitusid või lapsed on sul kogu aeg ümber nagu takijad ja sa päriselt ka tegeled nendega, et see oli nii äge vaadata ja te ju reisite, sa ei tulnud siia ka ilma nendeta. Te lähete igale poole koos, mis on täiesti imetore lausa. Ja, ma kasvasin üles ka põles, kus kunagi keegi ei jätnud kedagi maha, nii et kui emme esi tahtsid reisile minna, me olime alati kaasas, et nad ei käinud mitte kunagi kuskil, kus me ei oleks koju jäetud või et ma arvan, et suht sealt see tulnud ka ja ma armastan oma lapsi, ma ei tahagi minna ilma nendeta kuskile ja just laste võib-olla töö ongi see, kui meil on kogu aeg kiire, et meid nagu natukene tagasi tõmmata ja maha rahustada või asju aeglasemalt võtta, siis mõtled küll, et issand, ma võtan lapsed kaasa, see teeb asja palju raskemaks, aga võib-olla see ongi see mõte, et nagu võtaksid asja veidi aeglasemalt. Just, nagu selles mõttes rahulikumalt, et su fookus on nagu mujal, et ei tegele ainult iseendaga ja iseenda asjadega. No muidugi sa oled toredast suurest perest, nii palju õdesid ka ja kuule sa saad, me rääksime New Yorgis juba sellest, sa saad tädiks ju. Hallo, ja sa ütlesid, et sa oled veel rohkem erutatud tädiks saamisest, kui et nagu saaks ise lapse. Jaa, täiesti. Et oota, kaugel see on nüüd, millal sa tädiks saad? Kohe jõuluks või? Jõulubeebi, jah. Veel ei ole, aga kohe varsti olen saamas. Sa raks. Jah, just täna pidin Gritile tšau ütlema ja järgmine kord, kui näen, siis olen tädi juba. See poiss või tüdruk, seda ma ei tea. Kindlasti nad on öelnud kuskil, aga ma ei mäleta. Või ei paljasta. Ärme paljasta. Me ei tea mitte midagi. Mis iganes te öelnud on, ei tea. Ja ei tea, ei pressi välja selliseid asju. Kuule, aga räägime sinust veel selles mõttes, et nüüd 20-25 aasta hakkab lõpule jõudma ja sa enne ka ütlesid, et see on nagu üks imetore ja vahva aasta olnud. No mis siin kõik juhtunud on? Issand, kust üldse alustada? Suvel ma sain iShow Speedi giid olla Eestis, mis ma ei ütleks, et oli mingi dream come true, aga ikkagi ulme võimalus minule, et kui Visit Estonia vist kirjutas mulle sellega ja kirjutas mulle, et kas tahaksid, ma ütlesin ka, et
no-brainer, pole üldse nagu mingi mõtegi, et muidugi tahaksin, et oota, peatame selle Speedil ka natukene, et okei, me saame aru, et siit poolt kutsuti sind, aga sa teadsid tast ka midagi? Ma olen kuulnud temast kindlasti ja teadsin temast, aga ma pole kunagi taga mitte mingit pidi kokku puutunud, mitte midagi. No aga tema sinu meest Robertit ikka kindlasti teadis, mina arvan küll, et siin on ka mingi selline teema, on ju. Aga kui sa saad sellise inimesega kokku, kes on täielik Duracell jänes nagu. Mida sa üldse taga räägid või mis? Eks arvatavasti, millest sa räägid kaamera ees ja millest sa räägid, kui kaamera ei töötaks, oleks ka arvatavasti täiesti teistsugune, aga temaga me saime rääkida ainult kaamera ees, sest tal oli ju mingi 10-tunnine stream, kus ta isegi kaamerat ei pannud vahepeal kinni Eesti, Läti, Leedu vahel, isegi streamis lennukis. Just. Et võib-olla kui temaga rääkida ilma kaamerateta on ta täiesti teistsugune inimene, et seda ma ei tea, aga jah, kaamera ees on tal ikka ulme energia. Ulme, just. Aga tema kiitis sind, ma arvan, et ta nägi sind, on ju, vaatas, ütles, vau, mulle toodi modell. Mida sina vastasid, ma ei ole modell. Oli midagi taolist? Jah, et seal, kui me selle bussis sõitsime Sevakini ja temaga, et keegi vist tal chatis oli küsinud, et küsi talt, kas ta on supermodell. Ja siis küsis, ma ütlesin, ei, ma olen endine kergejõustiklane. Ja vaata, kus nüüd ma olen modell ka. Ja ta oleks nagu ära sõnunud selle, sest peale seda tuli see modellipakkumine New York ja New Yorgis juhtus meil see asi ka, kahju, et see jõudnud sinna, issa ma pean seda firmat vaatama, Gaucho selline firma, eks ole, ka rõiva bränd, märkas sind seal New Yorgis ja kohe tegi pakkumise, aga see pakkumine tuli hästi kiiresti, eks ole, aga nüüd järgmine kord siis. Et kas sa ei ole mõelnud, et sa paned ennast kuhugi modelli sellisesse bukki nii-öelda kirja ikkagi? Miks? Sul on meeletu pikkus, ilus, just modelli pikkus. Sa oled peenike, sa oled ma ei oska neid ülivõrdus asja, see on kadedusest roheline, nagu ma ütlesin. Et sa võiksid, kas sa miks mitte? Ma ei oskagi isegi öelda, ei ole lihtsalt kunagi kõnetanud või nagu pole isegi kunagi selle peale mõelnud, et jah, me oleme väiksest peale, ma olin täielik tomboy väiksena, et ma ainult mängisin poistega, kui kõik tüdrukud käisid kas kaubamajas kõndimas, siis ma mängisin poistega jalkat kuskil, et ma pole kunagi vist nagu selline tüdruku olnud, et võib-olla emadus on mind kõige rohkem just naiselikumaks muutnud, aga ma olen alati eluaeg olnud jah, pigem poistega ringi tõmmanud, poistega mänginud ja kogu aeg, ma isegi ei mõelnud selle peale kunagi, et mitte mingit modellitööd teha, et see pole su unistus olnud. Absoluutselt mitte. Et võib-olla nüüd, kui saingi New Yorgis kõndida, et see oligi nagu unistus, mida ma ei teadnud, et mul oleks olnud, aga nagu kui see pakkumine tuli, siis oli mingi, et issand jumal, muidugi. Ja sa sobisid sinna lavale nii hästi ja sa kõndisid nii elegantselt ja ma mõtlen, kas sa väga palju harjutasid ka enne seda? Ei, ma lihtsalt lootsin kogu aeg, et ma kõhuli käisin, püksid olid suht pikad, siis ma lootsin, et see kontsaking sinna kinni jää. Mis saaks elegantse maandumise teinud? Aga mis vaata kõik need videod, mida sa Instagramis või TikTokis või kus sa näed, et kui keegi kõnnipäeval kukuvad, viral moment. Just, aga nad hästi, ma vaatan, et nad kuidagi hästi elegantselt oskavad sealt kuidagi püsti tõusta. See pidigi juhtuma. Just, et seda tasub. No täna me vaatame, siin pidi väga, me teeme siin, meil tuleb siin Haru moeshow ja me teeme mõned kaadrid ka sellest kindlasti. Siin on väga sliperi põrand pidi kusjuures olema ja siin on hästi palju selliseid peeneid vaibakesi, ma juba käisin siin. Siin on vähemalt pehme kukkumine, kukkud kuskile kõrvale voodi peale või diivani peale. Just nii, nüüd me jõudsime Speedi juures, see oli suvel. Nii, mis su elus veel? Okei, sa saad tädiks, eks ole, see on hästi oluline. Ja siis New York Fashion Week, et suvel ma sain nii kaua Eestis ka olla, et see oli juba minu jaoks nii tore, et me olime siin pea 6 aega, et muidu me tuleme kas nädalaks 2, et see aasta me olime Eestis nii kaua, mis minu jaoks juba kirstordil terve aastale, et nii kaua me siin saime olla ja nüüd ma tulen uuesti siin ja ma tulen jõuludel uuesti, et nagu see on jah, et ma pole 3 korda aastas Eestis käinud, ma arvan vähemalt 15 aastat või? Jah, et see on juba selle aasta jooksul nii tore olnud ja siis veel Speedi see ja New York Fashion Week ja tädiks saamine, et no on mida nagu oodata ja tähistada ja me just eelmises videos rääkisime ka, et ikkagi võib-olla hakkate seda kodukest siiapoole ka natukene vaatama, you never know. Me oleme tegelikult käinud majasid vaatamas ka mitmes kohas, et ma mõtlengi, et praegu suht vanemate taga, ütleme nii, et nad elavad mul Järvamaal, Türil, et
sinna otseselt nagu maja ehitama ei hakkaks, osta seal ka väga midagi pole, et kui vanemad oleksid näiteks nõus kolima kuskile Lõuna-Eestisse või kuskile, siis ma arvan, et me ostaksime küll maja. Aga sa tahad ikkagi pigem sinna Lõuna-Eesti kanti, mitte siia kuhugi Tallinna külje alla? Ma tahaks pigem nagu loodusesse kuskile minna. Sa oled ikka maatüdruk. Jah, maakas täielik. Kanad võtaks ka. Kanad võtaks ka, issand, kui tore. Okei. Aga ongi need, kui sa oled seal Texases, no ma ei tea, kas te olete oma majas, issand jumal, et kas mis on see asi nagu, et kui sa nüüd võrdled nagu, siin sa tuled oma ema koju, isa koju, et mis on mingi nagu totaalselt erinev, et mis on nii teistmoodi, et ma mõtlen isegi võib-olla sinu kaasa jaoks natukene, et sest ma tean, et Ameerikas on kõik suur ja võimas ja me teame, et seal on diivanid, no kuule, siin see on väike käblik siin, see 7 korda suuremad diivanid on ju, kui inimesed upuvad, auto on juba nagu diivan, sõidad diivaniga ringi, et kas seal on see, ja eriti Texas, kuule, alloo. Kõik on suurem Texases, jah. Et on see vahe nagu ikkagi nii... Eks ta on küll jah, aga sa ei saa sellest aru, kui sa seal oled. Ütleks niimoodi, et kui näiteks ma lähen Eestist alati tagasi koju, siis ma saan aru, kui suures kodus ma tegelikult elan. Et kuigi tegelikult Eestis üles kasvades ma ei saanud kunagi aru ka, et ma väikses kodus elaksin ja minu arust ei ole ka mitte mingil määral väike kodu oma vanematel, aga jah, et Texas on kõik ja ütleks nii, et avaram. Et mul näiteks ema sugulased käisid see aasta külas paar nädalat tagasi, et nad esimene asi, mis ütles ka, et tundub, et nagu hingata saab. Et nagu kõik on avar ja kõik on nagu jah, et nagu õhku on, et võib-olla see on kõige suurem vahe jah, Eestiga. Et Eestis ja just, et ma millegipärast nende arhitektidega olen siin ka rääkinud, Vaiksod ja teised, kes siin on toontud. Ja, et siis on nagu soem ja siis oleme rohkem nagu koos ja et ei saa ikka suuri asju ehitada, aga minu meelest seda õhku oleks justkui nagu rohkem. Et suurem maja minu arust saab ka teha koduseks tundeks, et me oleme ehitanud ka maja, mis ei olnud väga kodune tunne meie kumbagi jaoks, et tundus nagu rohkem nagu siuke hotelli vibe, aga minu arust suure kodu saab ka ikkagi teha koduseks, et eriti kui sa ei tee nagu neid mega kõrgeid lagesi ja värki, et ma ei tea, ma arvan, et me praegu oleme oma koduga teinud suht koduseks. Kas sina oled ikkagi see käpp, kes otsustab kodus, et nii, voodi läheb sinna, kaardinad tulevad sellised, kapp on seal nurgas, sina oled see boss ikka, jah? Kodukoha pealt küll, jah. Ongi nii, jah? Ei tea, põnev. Okei, aga kuidas sa nüüd, ma tean, et mis kodu igatsust alati toob, on ka muidugi sõbrad ja sõbrannad ja lähedastest me juba rääkisime, et see on kindlasti, kas sa oled seal nagu ka, on sul tekkinud nagu oma selline mingi lähedasem selline sõpruskond? Jaa, on, et me elasime 7 aastat Floridas, kus mul oli tegelikult palju Eesti sõbrannasi ka, kelle ma sealt koha pealt leidsin, et suht raske oli kolida Texasesse, sest ma teadsin, et seal ma ühtegi eestlast ei tunne, aga tegelikult ma olen nüüd seal Texases leidnud väga head sõbrannad, kes siis laste kooli vanemad või keegi, kes elab samas kohas, kus meie, et tegelikult olen ikkagi leidnud väga head sõbrannad ja keegi, kes ongi nagu lastele toeks ja kõik, kui oma pere ei ole seal ja vanemad elavad 5000 miili kaugusel. Et tegelikult on ikkagi nagu inimesed, kes aitavad ja kes on ümber, on ikka väga tore seltskond. Et see on nagu oluline. Ja. Aga on sul siia jäänud ka ikkagi hunnik sõpru? Ei ole ausalt öeldes. Ei ole. Ma olen ikkagi nii kaua Eestis ära olnud nüüd, et kui palju see on? Ma läksin ülikooli 2012. Just. 13 aastat. Et ma olen ikkagi nii kaua ära olnud ja kõigil on oma elu. Näiteks mu parim sõbranna Liis, kellega ma Türil üles kasvasin koos 1. kuni 12. klassini, et ta on ka nüüd 3-kordne ema, et nagu kõigil on oma elu juba ja oma tegemised ja nii raske on nagu hoida kontakti ka, et ja kui ma tulen ka koju ja kui ma olen siin ainult 4 päeva, et ma üritan kodust mitte ära minna rohkem, kui ma saan, et lapsed saaksid vanaisa-vanaisjaga mängida ja mul on veel vanavanemad on elus ja et nagu kõik elavad nagu üksteisele lähedal ka, et ma üritan kodus olla nii palju, kui saan. Just. Ma mõtlen, et kas siin vahel, kas sa sellist asja oled ka tundnud, sulle on elus nii tohutult hästi läinud ja ma juba ütlesin, et ma siin kadestan on ju sinu seda välimust ja nii edasi. Kas sa sellist asja oled ka siin märganud, et inimesed natukene nagu, vaata eestlasel on natuke see kadeduse ussi asi poeb ka sisse, me ei saa sinna mitte midagi parata. Ma ei tea, kus need ussid tulevad, siin on nii külm ja kõle ja ussid ei tohiks siin elada, aga nad ikkagi tulevad. Et kas sa natuke sellist nagu
kadeduse värki oled ka tundnud? Ikka jah, kas siis kadedus või rassism või et ma olen abielus ikkagi mustanahalisega, mu lapsed on mulatid, et mõlemat, aga ma arvan, et mis on Haruga juhtunud see aasta, ütleme siis niimoodi, on ehe näide kadedusest. Ütleksin, et ja mingil määral on eestlasel nii raske olla, et teise eest või tunda hea meelt teisele eestlasele või nagu uhke olla, et nagu üritatakse alati leida midagi, mille kallal siis nagu pinguda või nagu öelda, et see ei ole nii nagu sa näitad või nagu, et ilmselt ei suudeta olla nagu rõõmus teisele inimesele, et ma ei tea, miks, aga nagu aga see tundub, et Ameerikas on teistmoodi. Ja ma arvan küll, ütleksin küll jah, no ilmselgelt on Ameerikas ka inimesi, kes ei saa sulle mitte kunagi mitte millegi eest näidata, et issand, kui tubli sa oled või mida iganes, aga ma arvan, et Ameerika on nagu sa oled American Dream ja nagu land of the free ja mida iganes, et seal tundub võib-olla, et kõik saavad seda nagu endale soovida või sellele nagu selle järgi pürgida mingil määral, et võib-olla ma ei tea, kui eestlase ma ei oskagi öelda, et nagu kuidas ma ütlen seda, et nad ei ole sulle, neil ei ole hea meel su üle, sest nad võib-olla tundub, et mitte selle asemel, et sa lihtsalt näitad oma elu või mida iganes, et sa nagu viskad neile seda nagu näkku või nagu või oskagi nagu öelda. Et järskuna on selline tunne nagu see eputamine ei ole ka nagu noh, sa natukene eksponeerid nagu seda, et võiksid olla tagasihoidlikum, vot see on see. Ja tead, mis mulle Ameerikas meeldis, oli see, et seal nagu tohib rääkida rahast ja seal tohib rääkida edust ja seal tohib rääkida, et kui mul läheb väga hästi, et sa nagu peadki oma saba kergitama, ütlema, ma olen see, ma olen kõige parem, ma olen kõige ilusam, ma teenin hästi. Mõtle, kui sa lähed siin rääkima kuhugi. Jah, siis öeldakse, et eputad, jah. Jah, et sa oled täielik, sa oled ülbik, et kuidas sa julged, et vaata, näed, et temal läheb nii halvasti ja siis mul ka natuke kehvemini ja sina nagu just täpselt eputad siin oma heaolu ja siin üritad natukene seda iseennast natuke alla lasta. Jah, täpselt. Aga mis tähendab seda, et sa ei saagi õitseda, sul ei lastagi nagu ja siis jumala pärast, kui kellelgi teisele hästi läheb, noh siis tuleb teda ka ikkagi natukene tagasi tõmmata. Ja nad on alati inimesed, kes tegelikult sinu kohta mitte midagi ei tea, et kui keegi minust midagi teab, siis nad teavad, ma ei ole mitte üldse selline inimene, kes seputaks mitte millegiga või ülbikust veel kaugemal, et aga need on alati inimesed, kes tegelikult sind ju ei tunne ja lihtsalt avaldavad oma arvamist sinu kohta, et ma arvan, et ongi tähtis, et kõik nagu pere või kes iganes, kes sinu ümber on, nemad ju teavad, kes sa oled, mis su iseloom on, milline sa oled, kuidas sa käitud ja mida iganes, et ma arvan, et selle peabki nagu õiged inimesed enda ümber hoidma, et just. No sa oled siin ajakirjanduse veerguldel ikkagi olnud, aga mitte väga. Mulle meeldib see ka, et sa ei ole nagu väga siin nagu lehvitanud ennast igale poole, on ju. Aga samas, kui sa oled, kas sa oled natukene jälginud ka seda tagasisidet, et lähed sa üldse kommentaare lugema? Ei lähe, sa ei riku oma tulu sellise asjaga. Mul on nii ükskõik praeguseks juba, et isegi kui ma võib-olla 10 aastat tagasi tegin kommentaarid lahti, mul on praeguseks, sest see on nii ükskõik, nagu ma olen täiesti ükskõik, mis sa mu kohta ütled. Sa võid ütelda kõige parema asja, sa võid öelda kõige hullema asja, mul absoluutselt täiesti suva. Aga kui sa nüüd tänaval siin liigud, ma ei tea, palju te muidugi tänaval liigute laste ja abikaasaga, et te sõidate kindlasti autoga, aga kui te lähete ikkagi restorani või kuskile või oletegi tänaval, kas sa vahel, milliseid pilke või millist suhtumist sa tunned siin? Pilgud on väga raske öelda, mis pilk see on, sest et ma ei tea, kas see on tavaline eestlase pilk, et siin on valge naine ja must mees, aga nagu pilku see on nii palju, et ma kunagi ei tea, mis pilk see on. Ja ma ei viitsi sellele väga sügavalt mõelda ka, et pilku see on, aga ma kunagi ei tea, kas see on nagu hea pilk, et Grete või see on pilk, et Grete. Jah, miks ta võttis sellise mehe endale? Kuidas ta julges üldse? Kas siis meie meeste seast vaata siin ei ole? Ei, mu lemmikud on need, issand, su isa on sinust nii pettunud. Mu isa on väga pettunud minus. Jaa, aga tegelikult siinkohal küsiks küll, et kui sa esimest korda Roberti tutvustasid ja kuidas tegelikult su lähisugukondlased suhtusid sellesse? Null probleemi, polnud isegi teema, millest rääkida või nagu absoluutselt mitte, et jah, ma ei pidanud isegi ütlema, et mu poiss on Robert ja ta on must, et nagu mitte kedagi ei huvitanud mitte mingil määral, et issand, kui äge. Me oleme ikkagi väiksest peale nii palju vanemad, me reisisime
mööda maailma, nad viisid meid igale poole, et nagu rassismi teemad pole küll mitte kunagi kellegi lähedasega olnud, et hästi kosmopoliitsed on siis sinu perekond. Just, ma arvan, ma võin koju tuua musta, hiinlase, ükskõik kelle, ma arvan, et nad oleksid, kui mina olen õnnelik, on nemad õnnelikud. No ma arvan, nad olid topelt õnnelikud, sellepärast vahet pole must, valge, kollane või lilla on ju, aga lihtsalt, et ta on ka nii äge tegelane, ta on maailma kuulus sportlane, ikkagi midagi pole teha. Good catch. Meie siin naised omavahel klatšime, et kurat, kuidas selle kätte sai? Kuidas ta kätte said? Sa olid ikkagi spordiga ju seotud ja sa olid ju Ameerikas õppisid, eks ole, tegid seal sporti, võistlesid seal. Kas see tuli ikkagi spordiskeenelt see tutvumine? Mina ei saanud Robertit kätte, Robert sai minu kätte. Ai, kurat. Et me kohtusime kergejõustikuvõistlustel Texases, kuna Robert on Texasest pärit. Me kohtusime kergejõustikuvõistlustel ja siis pärast võistlust Robert kirjutas mulle Instagrami. Et ma ei tea, ma jooksin nii kiiresti vist. See on küll tore. Ja siis me sealt hakkasime suhtlema ja siin me oleme 10 aastat hiljem. Sa oled õnnelik, seda on nagu näha igast sinu ihurakust, et see nagu, ma räägin, te peate veel lapsi tegema, see mõjub sulle hästi, see mõjub teile hästi, sellepärast, et kuidagi sa särad nagu nii teistmoodi, et see on üli lahe lihtsalt. Ja ja vaadake, naised ju põevad, eks ole, et oi, liiga palju lapsi on ju, siis mul läheb figuur nagu pekki ja kõik, mis need muud asjad juhtuvad, aga sa teed sporti on ju, aga sa vaatad, mida sa suhu ka pistad. Ei. Ma võin valetada ja öelda, et jaa, ma söön hästi tervislikult. Ameerikas on võimatu tervislikult süüa, nagu lihtsalt võimatu. Isegi kui sa arvad, et sa sööd tervislikult, sa ikka ei söö tervislikult. Et ilmselgelt ma iga päev burgerit ei söö, aga ma ütleksin, mul on väga head geenid antud. Et ma võin siin kokku valetada ja öelda, et jah, ma teen iga päev trenni ja iga päev vaatan, mida ma söön, aga mul on vanemate poolt ikkagi antud väga head geenid. Ma olen eluaeg olnud sportlane, mis on igast lapsest tagasi tulemine on olnud palju kergem, kui ütleks siis tavainimese, kes ei ole sporti teinud terve aeg, et mul on ikkagi nagu nii palju häid asju kaasa antud, mis on teinud selle nii palju kergemaks, et jah, et ma ei hakka valetama ja ütlema, et ma söön salatit ja mitte midagi muud, et kohe kindlasti. Kui ma praegu mõtlen, kui me USA-s olime, minu meelest sa sõid, issand jaa, sul oli mingi latakas pitsast, tulid sinna hotelli foajees. Example number 1. Jah, ise praegu ma tulen meelde, ja siis ma vaatasin, oma silmad tegid ringi, ma mõtlesin, issand, me peame lavale minema, üks vitsutab siin suurt lahmakat pitsat sisse. Üksid on me jalga ei lähe. Jah, et selles mõttes sul on täiesti õigus, sul on vedanud, kas sul terve pere on ilus, ma nägin su ühte õde, ta oli Ameerikas kaasas, eks ole, tema nimi oli Jade just. Ja tal ei ole lapsi ega midagi? Ei, tema on ülikoolis veel viimane aasta. Just. Et tema oli seal ka jumala selline fit ja kas su terve pere on selline nagu? Jah, me oleme ikkagi kõik, mina ja mõlemad õed oleme ikkagi väiksest saadik olnud sportlased, et Grit just nüüd paar aastat tagasi lõpetas spordikarjääri ja me oleme ikkagi, ma arvan, mingi 7-aastasest saadik teinud trenni lihtsalt kogu aeg ja iga päev, et aga see tuli vanematelt ikka niimoodi? Mõlemad vanemad olid sportlased, mõlemad vanemad olid sportlased, vanavanemad olid sportlased, et see ikka jah, tuleb kaugelt. Okei, võt siin inimestele, palun väga. Et kui juba hakkad noorest peast varakult ka ise sporti tegema, et see on sul tegelikult terveks eluks on see sulle justkui andnud siis sellise mingi see, mitte ainult see geenideks ka, aga ma arvan, see on andnud selle kiki ikkagi, et mitte ainult ka füüsiliselt, vaid ka mentaalse poolega, et sport ei õpeta sulle ainult, mida teha kergejõustikust staadionil, et sport õpetab ikkagi nagu, kuidas elus ka raskete asjadega hakkama saada, sest et kõik, mis sa ju staadionil pead tegema, on raskete asjadega hakkama saamine, et näiteks mul rääkisin just eile Issiga, Issi ütles, et Eestis ei ole enam kekatunde, et on liikumisõpetus või. Ja et põhimõtteliselt nüüd ei või enam lastele öelda, et sa pead tegema 25 kõhulihast, vaid et sa teed nii palju, kui sa jõuad. Et ma mõtlesin ka, et issand jumal, et ja mis sinu ajal oli? Jah, minu ajal oli umbes nii, kui sa 25 ära ei tee, saad 2, et või nagu see, aga minu arust see õpetas meile nagu nii palju nagu elu kohta üldse, et mitte ainult spordi kohta,
ma ei tea, jah. See distsipliin oli teistsugune. Jah, täiesti teistsugune. Kuule, aga kuidas sa ise oma lapsi kasvatad? Siin oleks huvitav küsida. Ma üritan ikkagi nagu kunagi öeldi, et ilma vitsata ja et ikka läbi armastuse ja et eestlase nagu võib-olla on ka see, et nagu vaata armastust väga välja ei näidata, veel vähem öeldakse. Et mina ka ei kasvanud üles sellega, et mulle iga päev öeldi, et ma armastan sind, aga et ma oma lastele ütlen 17 korda päevas. Et nagu ma üritan nad ikkagi kasvatada läbi armastuse ja läbi selle, et läbi hoolivuse ja nagu selle, et ma nagu nad teavad, et nad ühel päeval võivad minu juurde tulla ükskõik millega, mis neil on probleem, et mitte see, et minu eest seda varjata, et nagu kui ma ei tea, mis iganes neil kell 2 öösel juhtub, kui nad on kuskil, kus nad ei pidanud olema, et nad helistavad mulle, mitte see, et oh my god, äkki ema saab teada. Et ma ei tea, kui hästi ma seda teen, aga eks me ühel päeval näeme, et sa saad hakkama, ma arvan. ja. Aga kas sa oled neid ka spordi suunas suunanud või tee siis? Jah, kõik nad teevad sporti, aga ausalt öeldes meid ei huvita, kas nad ühel päeval sportlaseks ka saavad, et pigem teevad sporti ka selle nimel, et see neile elus midagi õpetaks, et Gloria, mul kõige vanem tema mängib tennist, nad kõik teevad taekwondo'd. Wow. Ja, et nad mängivad korvpalli, nad mängivad flag footballi ja et me oleme ikkagi üritanud nagu suht kõike õpetada, et me käime kergejõustikus aeg-ajal nendega jooksmas. Et nad ütleme nii, et nad teavad arvatavasti suht, kuidas teha kõike. Et viisime nad suusatama eelmine aasta esimest korda ja mis neile nii meeldis. Tõsiselt, jah. Okay. Me üritame õpetada kõike, et kas neid sportlased saavad, ei tea. Neist ei pea sportlased saamas. Glorial on ka super ilus lauluhääl, mis on Robertit saanud. Kas Robert oskab laulda või? Päris? Ja Robertil oleks laulja karjäär, kui ta poleks sportlane. Ta on lihtsalt ulme lauluhääl. Aga ta võiks ju, kunagi pole hilja ju, sest praegu ta on ju retired nagu põhimõtteliselt, eks ole, oma sportlase karjäärist. No aga ole tead, meil on täna siin mikrofonid, meil on siin gitarrid, meil on siin bänd. Robert, maybe you are going to sing tonight for us. We're talking about you, of course. Teine kuulab kurvad kikis. Me paneme ta täna õhtul siin veel laulma. See oli küll üllatus, et see on ju väga armas. Aga kuidas te üldse tähistate? No ma mõtlen sünnipäevasid ja nüüd on jõulud ukse ees. Et on teil mingi traditsioonid ka? Jõuludel on kindlasti traditsioonid, et see aasta me tuleme esimest korda perega jõuludeks Eestisse. Me pole enne lastega me pole mitte kunagi käinud, jah. Et viimane kord, kui ma tähistasin jõule Eestis, oli siis, kui ma Eestis elasin. Et see on ikkagi, kuna Krit saab lapse ja las nii varakult lennuki peale ei hakka panema, et ta USA-sse tuua, siis me tuleme Eestisse tema juurde. Aga jah, et jõulutraditsioon, ma arvan, et kõik traditsioonid, mis ma saanud olen ja nagu enda kodus teen, ma olen kõik ikkagi emmelt saanud, et nagu emaks saamides sa saad aru, et nagu see jõulutunne, mis sul kõik oli, et see oli kõik tegelikult see, mis su emme kodus tegi. Nagu, et see ei olnudki mitte midagi muud kui ainult ema, kes hoolis oma lastest või kes tahtiski nagu seda magicut koju tuua ja et jõulud on mul eluaeg on kõige lemmikum aastaaeg ja on praegu ka nii, et ma ütleksin sünnipäevad arvatavasti ei ole, et näiteks Gloria ainus sünnipäevasoov eelmine aasta oli Eestisse tulla. Talle nii meeldib siin. Jah, me tõime ta sünnipäevaks Eestisse ja siis vanaemad tegi talle suure peo. Ja ka see oli ka ainus sünnipäeva soov tal, nii et issand, kui armas. Ei tahtnudki roosat poni või sellist asja nagu. Ei tahtnud. Oi, kui tore. Et ikkagi on seal siis, Texases on ka ikkagi kuused ja värgid ja põdrad aga tulevad kuskil, korstnast tulevad. Korstnast tulevad, jah. Et tulevad ikka või jätavad kingitused ja seal on nagu natukene... Me teeme ikkagi, et USAs on siis jõulud on 25. detsember, Eestis on 24, me oleme iga aasta teinud jõul 24. detsember, et Robert on ikkagi nagu nii austab minu jõuluarmastust, et me oleme kõik Eesti jõulutraditsioonid võtnud, et meil tuleb ikkagi jõuluvana uksest ja Robert on iga aasta jõuluvana. Ongi nii, Robert on jõuluvana iga aasta, tuleb uksest ja toob kingitused ja et nagu me teeme ikkagi iga aasta täis Eesti jõulud, verivorsti ja praekaps ja kartuli ja kõigega. Kuidas vorstid ja need? Ta vihkab verivorsti.
ta on maitsenud, aga ta vihkab seda. ja ma mõtlen ka, et mis asja, et verist vorsti pakutakse mulle. See on päris õudne. Kas USA-s on mingi selline toiduaine? No ma just mõtlen traditsiooniline näiteks jõulude paiku, et mida sa ei suudaks suu sisse võtta. Kas nad ei tee, mida nad teevad? Thanksgiving'u aeg on see mingi pumpkin pie. Just. Oh my god, ma ei suuda seda süüa. Või siis mingi sweet potato pie. Just. Sweet potato mulle lihtsalt üldse ei lähe peale, aga Roberti lemmik on sweet potato pie. Ma lihtsalt ei suuda seda suhu panna. Aga seal, kui sa oled ja on see Thanksgiving, kas sa siis kas te siis on, ma räägin, perega koos olema ikkagi siis vanematega ja sugulastega? Viimased Thanksgivingid oleme käinud Roberti ema juures, et tema teeb suure lõunasöögi ja lähme kõik sinna, ta elab meist mingi 30 minuti kaugusel, nii et... Nii lähedal? Et see aasta me lähme ma veel ei tea, sest Robert peab võib-olla töötama Thanksgivingul, et kui ta töötab, siis me läheme temaga kaasa, kuna lastel on koolipaus. Kui ei, siis arvatavasti lähme tema ema juurde. Kuidas tema vanemad on sind vastu võtnud? Kuidas sina sinna sulandusid? Mina küsisin niipidi, on ju. Aga kuidas see teistpidi oli? Ta ema võttis mind avasüli kohe vastu, nii et super ema on tal, mul on temaga väga hea suhe. Ta ema isa on lahutatud, nad lahutasid siis juba, kui me Robertiga olime mitu aastat koos olnud, et seal on suht raske nagu olla nii, et sa oled ühe poolega, et saad hästi läbi ja saad teise poolega hästi läbi, siis nad on ikkagi suhteliselt värskelt lahutatud, et emaga ma suhtlen ikkagi kõvasti rohkem, aga mõlema poolega ei ole probleemi. Et sind võeti nagu lahkelt vastu. Kas nad aitavad ka vahel, eriti ema, nagu ma mõtlen laste seoses laste? Ema elab nii lähedal, et ta käib lastel trenne vaatamas mitu korda nädalas ja ta on ikkagi kogu aeg kohal. Nii äge. Aga aitäh sulle veel kord ja imelist show'd meile kõigile. Vaadake, kuidas me kõnnime, me teeme väike klipsako kassid. Luban, et ma sulle jalga taha ei pane õelusest ja kadedusest. Ja nii tore ja just Haru Kristiinega ka rääkisin, et tal on nii hästi läinud, ta on ju Soho mingisse disainipoodi, eks ole, nüüd kutsutud oma toodetega ja Pariisi Fashion Week on teinud ettepaneku, no ma arvan, et kui on minek, siis sa oled kohal, on ju. Count me in. Just, et kuule siit see modelli, see värk läheb ainult nagu taevasse ja sealt juba meile lehvitatakse ja meie peame varsti minema kõndima catwalkile, nii et edu sulle. Aitäh!